There's no freedom with no fighting. We on the road to righteousness. There's no freedom with no fighting. We on the road to nothingness. Tere tulemast podcasti HTG Sihikamber. Mina olen Kadri-Liis. Ja mina olen Marita. Ja tänases episoodis on meil külas, ma ütleks, et kooli üks kõige rahulikumaid inimesi. Meie religiooni ja filosoofia õpetaja Toomas Jürgenstein. Tõsi on, aga rahulikkuse kohta ma ei oska öelda, võib-olla ikkagi keegi on veel enam. Ei tea, ei ole küll näinud. Vähemalt siin koolis. Aga mina siis tahakski küsida, et kuidas on võimalik, et te nagu vähemalt näiliselt säilitate alati nii rahulikku meelt. Kas teil on midagi ka, mis närvi ajab? Ikka on või see, et jah, aja jooksul on tekkinud niisugune võime küll, et väliselt ma jään rahulikuks, aga sees möllab teinekord päris tugevad tunded, aga mis aitab üks, et ma olen loomult aeglane ja teine ikkagi üks hea nipp on ja ükskord, see oli juba 10 aastat tagasi, ma mäletan Raekoja platsil mind piirasid ümber kamp neidusid, kes tõenäoliselt pidasid tüdrukute õhtut, seal oli üks looriga ka ja küsisid minult keset päist päeva, et milles seisneb abielu õnne saladus. Ja mina vastasin neile, et kui siis tulevase kaasaga hakkate tülli minema, siis enne pange silmad kinni ja lugege 10 ja vastake siis. Et uskuge, siis te vastate palju mõistlikumalt. Nii et see nipp aitab ka. Silmad kinni ja 10 ja siis on pool esimesest emotsioonist kadunud. Te siis ise kasutate seda nippi, jah? Olen kasutanud. Okei. Aga küsikski siis, et kuidas te üldse sattusite siia kooli religiooni ja filosoofia õpetajaks? Jah, see on vana lugu, peaaegu 30 aastat, natuke vähem. Ja siin koolis õpetas üks väga hea õpetaja, Liivika Simmul, kes on praegu Tallinnas Püha Johannese kooli direktor. Ja tal hakkas sündima laps ja kevadel läks tal tervis käest. Vahel, mitte otse käest, aga vahel lapsega on kindlam kodus olla ja siis ta kutsus mind appi, kas see oli nüüd märtsi või aprillikuu, ma ei mäleta enam. Aga ma ei ole selles mõttes klassikaliselt tulnud siia septembrist, nagu uus õpetaja tavaliselt tuleb, vaid tulin kevadel appi ja Liivika liikus Tallinna ja siis jäin. Okei. Siuke lihtne lugu. Jah, lihtne, aga ta on mul hästi meeles. Aga kas te olete siis alati tahtnud õpetajaks saada? Võib-olla natuke geenides. Mul ema on õpetaja, vanaonu on õpetaja, vanaisa õpetas Juhan Liivi näiteks siinsamas Alatskivil ja et kuidagi suguvõsas on alati keegi õpetaja olnud. Aga kuna ma alguses õppisin bioloogiat, siis eks niisuguse tegevbioloogi elu ahvatles ka. Aga nüüd kuidagi elu läks nagu läks, et on sellest bioloogi haridusest on jäänud tõenäoliselt loodus ja looduses matkamine ja õpetaja vist kuidagi on võib-olla geenidega või kuidagi suguvõsast on tugevasti sees. Kas te mäletate ka, kelleks te lapsena tahtsite saada? Mulle tundus, et see looduse asi või loodusuurimine või see oli ikkagi suht vana mõte. Ja lõpuks ma läksingi ju peale keskkooli, ma lõpetasin Pärnu esimese keskkooli, nüüd on ta ühisgümnaasium. Läksin bioloogiat õppima. Et see midagi loodusega seotud oli lapsepõlves täitsa tugevasti. Külas kasvanud ka.
metsade keskel soo ja paks mets oli, no mitte lausa maja taga, aga mitte kaugel. Okay. Aga milline oli teile üldse gümnaasiumiaeg, et kas teil oli üldse kooli ajal mõni siuke suurem sigadus või millega te hakkama saite või mingi siuke tore lugu lihtsalt? Gümnaasiumiaeg oli võib-olla, mille üle ma liiga uhke ei ole. Et ma, Pärnu esimene keskkool, ühisgümnaasium, ma olin maalt tulnud ja eks maalt tulnuna tuli end tõestada, et sa oled ka ikkagi kambamees ja võib-olla mõned peod või mõned niisugused käitumised oleks võinud targemini teha ja mõnda asja võib-olla enam õppida ja kõik see, aga tagantjärgi tarkus on täppisteadus, nii öeldakse ja aga et ma mingisugust väga suurt hullust, seda mitte. Need on, kui ma nüüd klassijuhatajana vaatan ja siis need niisugused hullused on suht sarnased. Okay. Aga kas te käisite siis palju sellistel pidudel või millised need peod teie ajal üldse välja nägid? Mul on õnne olnud ka hetkel praegu mõnele gümnasistide peole sattuda ja üsna sarnased. Olud võib-olla natuke teised aga üsna samamoodi. Okay. Ja seal Pärnu mereäärne koht, ka meil ma mäletan üks meeldejäävamaid klassiüritusi oli, kui siis meil õnnestus saada tuttav laevajuht, et sõitsime klassiga Kihnu, öö otsa olime Kihnus ja sõitsime hommikul tagasi ja see oli üks niuke meeldejääv. Oli pidu ja tralli, jah? Oli. Tavaline asi. Okay. Aga me kõik teame, et tegite palju ka reisimas. Kas te täpselt oskate ka öelda, mitmes erinevas riigis te käinud olete? Aeg-ajalt on sõbrad pannud, et kui mitmes riigis ta käinud on. Mul on ka see ahvatlus tekkinud. Ja see lugemine on selles mõttes natuke teine, et kui ma omal ajal, käisin seal, oli ta Usbekistan või Turkmeenia või siis Gruusia, siis nad oli see üks riik NSV Liit, et nüüd on need, omal ajal ma käisin, siis nad olid veel NSV Liidu osad, et kas neid lugeda 1 või 2, ma ikkagi loen neid mitmeks. Ega ma väga täpselt ei tea ja seal on see küsimus ka, et kui on kusagil vahemaandumine ja lähed lennujaamast välja ja paned seal riigis jala maha küll, et kas see kas ta läheb siis või mitte, aga eks ta kokku kuhugi 40 kanti vist tuleb. Okay, see on ikka päris suur number. Ega siit ju hakata Leedu, Läti, need tulevad ju kohe. Okay. Aga mis on kõige huvitavam riik või kultuur üleüldiselt, kus te käinud olete? Et võib-olla selline lemmiksihtkoht, mis on kõige rohkem meelde jäänud? See läheb nagu kaheks siit, et ühtepidi ma väga naudin Euroopa niisugust kultuuri, et on ta Viin või Rooma või kus tõesti see kultuurikiht on nii paks, et on nad galeriid, muuseumid, surnuaiad, kui võimalik, ma igas suuremas linnas käin surnuaias. Et see on nagu üks, siis ma ei ole saladust teinud ja alati ütelnud, et minu see lemmikriik on Nepaal, kus
budism, hinduism väga kenasti põimuvad ja kunagi ma veel kõigile ütlesin, et kui ma pensionile lähen, et seal on hästi vahva Pokkar on üks vana hipide pealinn, mis on mul seal lemmiklinn. Imeilus järve kaldal, aga kohalikud ujuda ei oska või seda ujumiskultuuri ei ole. Et kunagi ma mõtlesin, et üürin sinna endale väikse korteri ja hakkan Nepali inimesi ujuma õpetama. Aga vist sellest ikka välja ei tule, aga kes teab. Et jah, mõni küsib, et miks ma Indias ei käi, aga Nepal on minu jaoks nagu kompaktsem või ma olen natuke peljanud, et see India on äkki minu jaoks natuke liiga suur kuidagi või hoomamatu, et Nepalis ma tunnen ennast juba, tean juba kohti ja päris koduselt, aga ja see teistpidi jah ka ma kunagi väga ammu olen käinud, suveks on mul võetud nädalaks Islandile piletid, et tahaks need meenutused ka uuesti värskeks teha ja ei, maailm on huvitav, jah. Aga kus surnuaedade külastamise komme või see on lihtsalt huvi pärast? Ikkagi minul ka meeldib siin Treffneri kooli aatriumis istuda, seal on ju kõik treffneristide nimed. Need, mis on ammu surnud ja siin paljud tuttavad, keda enam ei ole ja mul omamoodi tundub, et seal nagu istuvad siin ja teispoolsed treffneristid ja seetõttu ongi siin nii hea olla, et ma ise olen ka Tartus Traadi surnuaiale suht lähedal, et üks lemmik jalutuskäik ja on seal, et see ikkagi kuidagi ei ole nii, et on ainult siinpoolne linn, oletame ma kuskil linnas olen, vaid see on ka sealpoolne ja surnuaed näitab väga hästi, et mismoodi need siin ja sealpoolsus kohtuvad. Et mul Viinis on väga, väga vahva, see on, sealt jääbki linna ja lennujaama vahele nagu, et seal on enne lennukile minekut veel. Aga kas teil on siis reisidel olnud selliseid naljakaid või veidrad olukordi ka? Reisidel juhtub alati midagi ja ühed on jah tõepoolest seotud inimestega, teised on seotud loodusega ja kultuuriga. Mõni asi on niimoodi naljakas. Ma mäletan Nepalis sattusime kunagi einestama ühte kohvikusse, kus kuidagi ootamatult selgus, et seal on ka tantsijad ja siis äkki ootamatult olid nad meie lauas ja nad on seal üldiselt väikest kasvu, et sihukest minust natuke vööst pikemad tantsijannad vedasid mu tantsu põrandale, sellest on mul veel video ja kui kunagi Soome peaministrit Sanna Marini süüdistati, et ta olevat kuidagi natuke uhkelt tantsinud ja siis selleks, et nagu näidata solidaarsust, inimesed hakkasid oma tantsuvideosid postitama, siis ma postitasin ka selle tantsuvideo, et see on päris vahva. Okay. Ma võin juhatada hiljem lingi kätte. Aga kuna te olete nii palju reisimas käinud, siis kindlasti olete ka erinevates kohtades söömas käinud, on ju. Et milline on kõige veidram toit, mis te olete söönud, et kas need konnajalad ja prussakad on kõik ära proovitud? Ei ole. Ma ikka toiduga ikka lähen kindla peale ja ma midagi väga ekstreemset. Jah, selles mõttes, et ma niimoodi toiduga eksperimenteeriks. Mul on suhteliselt labane maitse ja ei, need niisugused Aasia toidud on head ja ma ka siin Tartus sageli
siin Mandalas või Vagamaamas olen ikka käinud, aga mul nagu selle koha pealt midagi väga huvitavat pajatada ei ole, et need on jah, võib-olla jah, siin jookide poolest, aga las see olla. Okei. Aga sa oled ka natuke poliitikaga seotud? Jah, ma olen 20 aastat olen kas siis jah, linnavolikogus või natuke ka Riigikogus. Jah, ma mõõdukalt, ütleme nii, et hobipoliitik. Aga mis te nagu täpsemalt linnavolikogus teete või kuidas te üldse Riigikokku sattusite? See on Riigikogus, ma olen 2 korda. Ja ma ei ole kunagi otse sinna sattunud. Esimene kord oli nii, et ma olin Mihkel Raua asendusliige. Mihkel oli aasta, siis talle tundus, et mujal on huvitavam ja ta helistas mulle ja ütles, et kuule, et ma ei taha enam. Ja õnneks oli see väga mõistlikul ajal, selles mõttes, et ta minu meelest oli juunikuus õppeaasta oli nagu nii lõpetatud, et sai kenasti suve jooksul need koolis need asjad seatud. Et see oli esimene kord ja olgu öeldud, et mul on hästi tänulik, ma olen kooli juhtkonnale, et ka siis, kui ma Riigikogus olen olnud, olen ma 0,05 kohaga koolis ka nagu tööl olnud, et mingid tunnid on mul olnud. Mitte palju, aga lihtsalt, et see tunnetus säiliks, et olen olnud. Ja teine kord olin umbes aasta, seal oli koalitsiooni vahetus, keegi, ma isegi täpselt ei mäleta, keegi läks ministriks ja siis ma läksin tema asemel siis Riigikokku, et nii mul see 2 korda on jah olnud. Et kui oleks üks asi, mida te saaksite Eesti ühiskonnas muuta, siis mis see oleks? See ei oleks, Riigikogu teeb seadusi ja see ei ole seadusega teostatav, aga ma ikkagi vähendaks seda vastandumist. Just mõni päev tagasi oli ta lausa, eile oli uudis, et mõõdetakse kõige õnnelikumaid maid. Soome oli mitmendat aastat juba esimene, Skandinaavia riigid on seal esi10 kõik, esi5 võib-olla ja Eesti oli umbes 50, vist oli 46 sel aastal. Et niisugust, see, et inimesed erinevalt mõtlevad, on väga-väga normaalne. Me koolis mõtleme ka erinevalt, aga see, et nähakse nendes inimestes, kes teistmoodi mõtlevad, vaenlasi või nähakse tõesti mustvalgelt seda maailma, sellest tegelikult kaotavad kõik. Et nii nagu ma hetkel tunnetan metsaga seotud teemades, nii nagu omal ajal ma tunnetasin, mis puudutas kooseluseadust ja samast soost inimeste abiellumist. Ja koha peal veetakse see tohutu vastandumine, aga tegelikult saab sõbralikumalt ja rahulikumalt neid asju ajada küll. Et see on üks, kus ma tõesti Eesti ühiskonna pärast natuke pelgan, et ma näen, et neid niisuguseid hästi mustvalgeid vastandumisi on palju ja see mõjub inimeste psüühikale, see mõjub inimeste niisugusele ka tervisele lõppude lõpuks. Ja mina ka nõustun, et siia Eesti ühiskond oleks rohkem sellist sallivust ja üksteise aktsepteerimist oleks ikkagist rohkem vaja. Aga kas on teil midagi, mida tulevikus tahaksite teha või proovida? Näiteks mõni
Jah, see on nüüd üks asi küll, et lõpuks pension ei ole ka väga kaugel, siis peaks aega nagu juurde tulema. See on huvitav küsimus jah, et ma olen isegi sellele mõelnud. Jah, reisimist ma tahaks jätkata, aga see on jätkamine. Kirjutamist ma olen proovinud, õpetamist ma olen proovinud. Midagi ma kindlasti peaks tulema, ma olen ju lõpuks Pärnumaalt, ma olen mõelnud, et võib-olla purjetamist või mingit niisugust vee peal liikumist, jah, eelkõige purjetamise peale olen mõelnud, aga ütleme nii, et mul otsust langetatud ei ole, aga mulle tundub, et midagi ilusat võiks ikkagi ellu ja uut just nimelt jah, võiks ellu mahtuda küll. No aega on ka veel natuke mõelda, et mida teha. ja, ei seda kõik ja üks asi on veel, et paljud asjad on mu ellu nagu justkui ise tulnud, et ma usun seda ka, et kui mingi asi peab tulema, küll ta tuleb. Väga hästi. Aga me lasime ka teistel õpilastel teie käest midagi küsida ja nemad tahtsid siis teada selliseid küsimusi. Et no minnes nüüd poliitiku juurde tagasi, siis kuna paljud noored on hakanud huvi tundma selle poliitika vastu ja selles valdkonnas tegutsema hakanud, siis nüüd enam mitte nii väga, aga natuke aega tagasi oli suures pildis Kris Kärner. Et küsitigi siis, et mida te temast üldse arvate või et kas tema käitumine ja ütlused on aktsepteeritavad, et kuidas ta tundub teile üldse? Ma olen taga vahetanud 1 või 2 lauset, aga kirjutanud olen temast vist või mitte temast, aga temast lähtuvalt 2 artiklit vähemalt. Ja nüüd ta ei olegi nii noor, ta on vist peaaegu 30. Et minu meelest see on just seesama vastandusi üleskiskuv viis poliitikat teha ja seetõttu ma püüan sellisele stiilile kindlasti vastu olla. Nüüd teine asi on, ma ka ise tean seda, et ütleme poliitikasse tulles või nende teemadega tegelema hakates, ega kõik ei ole kohe selge. Et hetkel on ta oma vitsad saanud, ma mõtlen seda, et Isamaast nii siis fraktsioonist heideti ta välja. Et vaatame, on niisuguseid näiteid, kus niimoodi võib-olla vastanduste ja vihasena poliitikasse sisenenud inimesest saab korralik poliitik. Just, aga on ka neid näiteid, kus midagi ei muutu. Nii et hetkel, kuna temast hetkel Tartu volikogus praktiliselt midagi ei sõltu, siis anname aega. Okay. Kui tohib küsida, siis mis need artiklid olid, mis temaga seoses kirjutasite? Need on Tartu Postimehes, on nad, teine oli vist Suures Postimehes. Esimene oli just nimelt, ma pealkirju, nende ajakirjandusega nii, et millegipärast, ma viimasel ajal küll vähem, aga ma olen elus päris palju artikleid kirjutanud.
ja see võib-olla minu see pehmus avaldub ka pealkirjades, et mina panen ühe pealkirja, aga toimetus paneb teise ja teksti jätab suuresti paika, et toimetus paneb natuke ägedama või natuke niisuguseid klikitavama. jah, et nii ta on. pealkirja. Et ma hetkel ei mäleta, et üks oli Tartu Postimehes ja teine oli Suures Postimehes, aga mis seal lõpuks pealkirjaks sai, jah, jään võlgu hetkel. Okei. aga siis siin on ka mõned lihtsamad küsimused, mida on veel õpilased küsinud, et on küsitud, et mis on teie lemmiktoit? Ma nüüd isegi seda liialt ei täpsustaks, aga üks asi on küll minu puhul, et ma võimalusel eelistan kala nagu lihale. Kas siis on ta siis loomaliha või sealiha või ka kana. Võimalusel ma eelistan kala. Ja seda jah, seal hästi palju sõltub kalast aga jah, võimalusel ma eelistan kala. Okei. Aga mis on teie lemmikrestoran Tartus? Ma olen küllalt vähe, ma käin, aga mõnes kohvikus ikka need Rüütli tänava omad, ega ma kaugemale ei hakka minema, et kas siis vein ja vine või krepp või seesama mandala, ma ei viitsi kaugele minna. Need on, ja suvel muidugi välikohvikud, need võivad olla väga mitmel pool, et need vahel saab kellegiga kokku ja siis ikka kuhugi istud maha ja siis on veel küsitud ka, et kes on teie lemmik korvpallur? Ahah, jah, kas see võib olla nüüd vanemast põlvkonnast minu aeg, sest ma olen tegelikult korvpalli vaadanud 50 aastat. Ma olen korvpalli vaadanud 50 aastat, ma ikkagi nimetan põlvkondades, et minu ajal oli oli Kalev, siis oli veel NSV Liit, et NSV Liidu meistrivõistlustel ta vahel jõudis 3 hulka, vahel jäi sinna 5., 6. Ja siis mulle väga meeldis Priit Thompson, kes oli ääremängija, hästi rahulik, mitmekordne maailmameister NSV Liidu võistkonnas tookord. Siis edasi hüpates mõnikümmend aastat ikkagi Sokkude pere, on see siis isa Tiit või Tanel või kes see kolmas nüüd oli seal. Nemad on mänginud hästi intelligentset korvpalli. Ja mulle Sten Timmu oli kolmas. Et seal peres need asjad, ma veel nende isa treenerina ka mäletan, August Sokk, et seal on niisugust tõelist intelligentset korvpalli näha. Ja ütleme, kui nüüd võtta see praegune kus need mängijad, ega ma vist ei saa nimetamata jätta. Ma teen siin teistmoodi, et Hendrik Eelmäe äkki vana, meil palju aias istunud ja meil need korvpallurid on aias ikka istumas käinud, et nii kaotusi kui võite välja elamas, et Hendrik äkki, aga muidugi oma heal ajal siis, kui tal jalad kõik terved olid ja Märt Rosenthal on ka päris hea olnud. Eks neid on palju vist, jah? Neid ikka jagub, jah. Aga võtakski siis viimase küsimuse, mis on küsitud. Et kuidas saavutada maapealne nirvana ehk kuidas mitte nii palju muretseda? Jah, aga ega siin ei ole, siin on ikkagi see, neid reegleid ja neid võib palju tuua, aga ikkagi oma südametunnistuse kuulamine on see, mis ühtepidi
noh, hiljem on endal hea olla, teistpidi oma südametunnistust kuulates on julgus aeg-ajalt ei öelda. Noh, minu üks asi, mis ma elus olen tundnud, et ma olen liiga vähe ei öelnud. Oma südametunnistuse kuulamine ja siis tegelikult on seesama nirvana maa peal täiesti võimalik. Väga hästi, okei. Aga ma arvan, et siinkohal tõmbaksimegi otsad kokku. Suur aitäh, et olite nõus tulema siia. Ja meil on ka enda poolt üks šokolaadike ka teile. Aitäh, see on mul lemmikšokolaad. Nii et see läks väga hästi. Okei. Aga jah, suur aitäh teile, et kuulasite, vaatasite ja näeme juba järgmises episoodis.